me saatsime poodi kodutarbeid ostma, me tulime skateparki. Kuna kell on hommikul suhteliselt vähe, siis suhteliselt tühi park. Meil on suur statiiv olemas, aga selle häda on selles, et ei saa mobiili sinna külge panna. Ehk siis ma praegu tulin Miramari ja me lähme otsime ühe väikse gorillapoodi, kuhu me saame telefoni ka külge panna. No nii, teeme proovi. Niimoodi ma hoian seda käes ja niimoodi ma hoian seda uue gorillapoodi küljes. Lähme vaatame, mis pere teeb. Nii, järgmine päevakava punkt toob mind Decathloni, sest meil on gaas otsas. Nii, 1, 2, 3. Tšau, sõbrad! Täna lähme vaatame koolidesse. Kuna nüüd lähipäevil ma peaksin teada saama, kas ma saan tööle, siis... Või ikka saan, jah. Siis nüüd on vaja leida Aleksandrile koht, kus ta päevasel ajal saab mängida. Nii et lähme vaatame, kuidas nende koolidega siin on. Ja... Oi, siin käivad suured inimesed, et see on keskkool. Siia sa ei saa. Me peame ära pugenema. Me siia tulema mängima. Ma ütlesin sulle, et sulle meeldiks. Me saime nüüd koolis natukese targemaks. Seal öeldi, et kohti on ja muidu on justkui hästi, aga on ikkagi vaja sissekirjutust, mida meil praegusel hetkel ei ole ja see ei tundu just väga raske protsessina. Aga siis me leidsime ühe sellise nii-öelda päevahoiu või kooli alternatiivi, kus päeva või nagu koolis olemise aeg on kella 4-st kella 8-ni, aga selles suhtes ikkagi muidu mängida ja veidik õppida ja nii edasi. Oluline on just see, et ta saaks suhelda ja mängida ja nii edasi. Ja selle hind väga normaalne. Kõige normaalsem, mis me oleme üldse siiamaani näinud. Vot. Kas astusid kapa peale? Tore on näha vahelduseks ka Eesti numbrimärgiga autosid. Hüppa, isi püüab kinni. Meil on jälle väga-väga värviline. Aleksander, kus maitseb? Ei maitse või? Too siis tagasi, anname sünnise ära. Mis vaja on burrito ja tortillal? Burrito on see vist, mis on kahelt poolt. Kahest otsast kinni keeratud tegelikult. Nagu Mexican style, see, et murtakse mõlemalt poolt ära, et ei ole üks ots lahtine. Aga ma ei tea, mis on ma arvan, tortilla on selle saia nimi lihtsalt. Miks našade peale tortilla on kirjutatud siis? Sest see ongi tortillad on lõigatud ju niimoodi tegelikult. Okei, make no sense, aga... No samamoodi nagu... Comment down below, mis vahe on burrito ja nachol? Tortillal. Mitte nachol. Tortillal ja burritol. Oh, that's messy. Me nüüd leidsime ühe Skandinaavia kohviku, mis müüs huvitaval kombel vastlakukleid. Kuna seal kaart läbi läinud, siis ma jätsin oma arvuti sinna nii-öelda pandiks. Tegelikult uploadib mul üks YouTube'i video ja nüüd ma lähen viin Mariannele vastlakukli ja siis vaatame, kuidas ta selle peale reageerib. Ühesõnaga, vaatame nüüd reaktsiooni. Ja need on eks ju värsked. Need on värsked. Need on just tulnud ahjast.
kui need ainult nii kallid ei oleks. 3 euri tükk. Nii et kellel äritee on puudu täpselt, siis nii. Võta pealt ära, vaata, mis siin all on. Mis sa arvad sellest? Ma ei tea. See ei sobi või? Kas lähme otsime mäe ja teeme lonkaritega vastlale jõuga ka? No nii, lõunauni on magatud ja lähme päeval saadud teadmistega ühte päevahoidu. Või noh, tegelikult õhtuhoid. Tuleb välja, et nad pakuvad hoidu 3-st 8-ni, 4-st 8-ni. Valmis olla, läks! Mida ma pean tegema? See oli, ma arvan, et üks kõige masendavamaid lastehoidusid, mis me näinud oleme. 4 tattis ninaga last, 1 mänguauto kamba peale ja ei, sellisesse me küll Aleksandrit ei pane. Nii et meie otsingud jätkuvad. Väga ka.